Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikooli 89. aastapäeva pidulikule koosolekule. Tänase koosoleku päevakorras on värsketele doktoritele diplomite kätteandmine. Aastapäeva kõne on professor Alvar Soesoolt, kes räägib geoteadlastelt ühiskonnale. Siis anname üle Tehnikaülikooli teenetemedalid Mente et Manu, üle antakse ka tänukirjad emeriteerunud professoritele ning kuulutatakse välja aasta vilistane 2007. Avasõna ütleb Tehnikaülikooli rektor professor Peep Sürja. Väga austatud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, kallid külalised, head kolleegid, mu daamid ja härrad. Tallinna Tehnikaülikool on Eesti Vabariigiga sama ealine. Nii nagu Eesti Vabariik, nii ka Tehnikaülikool tähistab järgmisel aastal oma 90. sünnipäeva. Aga ma ei tahaks oma avatervituses peatuda pikemalt ajaloolistel daatumitel, sest on meil ka kuumipäid, kes väidavad, et õige algus ei olnud mitte 1918, vaid 1880, kui Tallinnas loodi raudteetehnikakool ja väidetavalt enamusel soliidsetel Euroopa tehnikaülikoolidel on ka kõrghariduseelne periood. Aga see selleks, ma lihtsa insenerina ei hakkaks siin ajaloolaste tööd tegema, vaid räägiks nendest tublidest inimestest, kelle nõul ja jõul oleme jõudnud 89. verstapostini. Ja kuivõrd aasta avakoosolek möödus väga töiselt ja tagantjärgi kuluaarides on kuulda, et võib-olla lihtsalt mõnede kõrvade jaoks ka liialt karmi sõnaliselt, siis täna pidupäeval räägime elu helgemast poolest. Ja lubage mul siis teha referents nendele tublidele inimestele, kes eelmisel aastal meil ilma tegid. Kõigepealt austatud riiklike teenete märkidega tänavusel iseseisvuspäeval, ja neid oli meil siis 5, professor Jüri Engelbrecht, riigivapi 3. klass, ja Tehnikaülikooli audoktor Olev Tress, professorid Rein Karl Loide, Jaan Penjam ja Mati Valdma, kõik Valgetähe 4. klassi kavalerid. Edasi teaduspreemiate laureaatidest. Kõigepealt riigi teaduspreemia kollektiivile, mille juhiks oli professor Mihkel Kaljurand ja liikmeteks juhtivteadur Mihkel Koel ja vanemteadur Merike Vaher, said siis teaduspreemia keemia ja molekulaarbioloogia alal. Tore on teadust teha, aga kui selle tegemisega sündivad teadmised ei jõua tarbijateni, ei jõua lihtsalt inimesteni, siis on, nagu öeldakse, asjast pool kasu. Seetõttu on sama tähtis ka teadustulemuste populariseerimine, ja vastaval konkursil said siis esimese preemia meie emeriitprofessor Leo Põhandu ja teise preemia Füüsikainstituudi professor Jüri Krustok. Autastati Tehnikaülikooli teenetemedaliga Mente et Manu Tehnikaülikooli eelmisel aastapäeval ja siin on loetelu üpris pikk. Kõigepealt dotsendid Aino Kann ja Ants Virkus, kui toiduainete tehnoloogia eriala 50. aastapäevaga seonduvalt selle valdkonna juhtivad õppejõud. Meie audoktor Mart Mägi teenete eest Rootsi ja Eesti teadlaste vahelise viljaka koostöö arendamisel, Alfred Otsa stipendiumi juhtimisel ja Eesti noortele Chalmersi Tehnikaülikoolis õppimisvõimaluste korraldamise eest ja seoses tema 70. sünnipäevaga. Professor Endel Ristein kauaaegse viljaka teadus- ja pedagoogilise tegevuse eest ning seoses
tema instituudi Elektriajamite ja Jõuelektroonika Instituudi 50. aastapäevaga. Dotsent Gabriel Hasak pikaajalise tulemusliku töö eest politoloogia ja inimõiguste õpetamisel ning asjatundjana Tehnikaülikooli Akadeemilise Kohtu esimehe ja liikmena. Vanemteadur Vahur Mägi pikaajalise tulemusliku tegevuse eest Eesti insenerimõtte tutvustamisel ning panuse eest tehnikaajaloo jäädvustamisel ja seoses tema 70. sünnipäevaga. Professor Ants Üloja pikaajalise Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori ja inseneride meeskoori dirigeerimise eest ning seoses tema 70. sünnipäevaga ja professor Vello Kukk pikaajalise tulemusliku pedagoogilise ja teadustegevuse eest ning panuse eest Eesti e-õppe keskkondade väljaarendamisel ja juurutamisel. Vabariigi 89. aastapäeval sai Tehnikaülikooli tänukirja ja rahalise preemia esmakordselt meie parimad õppejõud ja teadlased. Ja erinevate teaduskondade ja kolledžite lõikes olid neiks professor Irene Lill, lektor Aleksander Kilk, professor Rainer Kattel, lektor Avo Ots, professor Rein Munter, professor Ene Kolbre, professor Mihkel Kaljurand, professor Martin Eerme, lektor Mart Meriste, lektor Lii Muru, dotsent Endel Bloom ja lektor Ene Peterson. Aasta parim noorteadlane oli eelmisel õppeaastal vanemteadur Jaan Raik ja parimate teaduspublikatsioonide preemiad said erinevate valdkondade lõikes, kõigepealt siis tehnika ja tehnoloogia valdkonnas vanemteadur Ülo Nurges, loodus- ja täppisteaduste valdkonnas kollektiiv koosseisus teadur Marju Laars, vanemteadur Kadri Kriis ja professor Tõnis Kanger ning sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas professor Wolfgang Drexler. Aastateod. Meie Geenitehnoloogia Instituudi professor Tõnis Timusk, doktorandid Indrek Koppel ja Priit Pruunsild osalesid teadusavastuse sünnis, aidates tuvastada geeni, mis on oluline nii vasakukäelisuse kui ka skisofreenia ilmnemises. Osa aust langeb meile ka Mart Saarma poolt juhitud uurisrühma avastusest või leiust Parkinsoni tõvega seotud närvirakkude käitumises ja tuleks ära mainida ka, et Saksamaa liitvabariigi ühe soliidsema päevalehe Frankfurter Allgemeines ilmus 2. oktoobril 2006 artikkel meie Küberneetika Instituudi teadlasest professor Tarmo Soomerest. Emeriitprofessor Hiie Indrikus valiti 28. augustil eelmisel aastal Seulis rahvusvahelise meditsiini ja bioloogia insenerinduse akadeemia istungil akadeemia 8-liikmelisse juhatusse. Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde üle-eestilisel konkursil määrati esimene auhind Tehnikaülikooli tudengile Pavel Grigorenkole ja meie üliõpilased Ahto Pärisalu ja Ali Baloid koos 3 tudengi Eesti teistest ülikoolidest tunnustati Microsoft Student Partneri tiitliga. Väga lühidalt ka üleriigilisest üliõpilasteade konkursist. Siin on siis erinevate valdkondade lõikes meie laureaadid, kõigepealt bio- ja keskkonnatehnika, keskkonnateaduse valdkonnas magistriõppe tasemel esimene preemia Deniss Klausson, teine preemia Monika Mortimer ja doktoriõppes 3. preemia Angela Ivask. Terviseuuringute valdkonnas, nii et Tehnikaülikool sugugi mitte ainult rauakool, vaid teeme ka terviseuuringuid ja rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes esimene preemia Julia Keller, teine preemia Miia Rõõm ja 3. preemia Katrina Kivimäe. Ja loodusteaduste ja tehnika valdkonnas kõigepealt siis teine preemia Mart Muska bakalaureusõppe tasemel ja magistriõppes, esimene preemia Marju Laars ja teine preemia Taivo Lints.
Nüüd veel ühest konkursist, millel tahaks veidi pikemalt peatada, see on TTÜ üliõpilaste teadustööde konkurss. Ja tähtis on see sellepärast, et see on tulnud initsiatiiviga altpoolt. Tudengid ise, täpsemalt meie üliõpilase esindus, on selle konkursi käima lükanud, selle initsiaatorid ja meie teadus-arendusosakond toetab seda ainult moraalselt ja mõneti ka nõuga. Ja siin nüüd laureaadid. Kõigepealt siis sotsiaalteaduste vallas esimene koht Anna Hannula, teine koht Kairi Fimberg ja kolmas koht läks jagamisele Jelena Krisanovskaja ja Anna Zavarsina vahel. Loodusteaduste valdkond, kõigepealt bakalaureusõppe tasandil esimene koht Minna Varikmaa, teine koht Miia Rõõm ja magistriõppes esimene koht Julia Keller. Tehnikateaduste valdkond, bakalaureusõppes esimene koht Igor Smirnov ja magistriõppes esimene koht jagamisel Triin Uustalu ja Veiko Karu vahel. Taidlus. Tehnikaülikool on karm kool, siin tehakse teadust ja õpitakse kõvasti ja kukutakse ka võib-olla liialtki tihedalt õpingutest välja, kuid vaatamata sellele jääb noortel aega ka taidluseks. Ja siin meie põhilised siis juubilarid eelmisel õppeaastal, insenerimeeskori peadirigent professor maestro Ants Üleoja tähistas oma 70. juubelit ja kontserdid osalesid nii meie inseneride meeskoor kui ka akadeemiline meeskoor, mille peadirigent professor Üleoja oli pikki aastaid. Tehnikaülikooli kammerkoor tähistas oma 40. juubelit, kontserdid Tartus ja Tallinnas ja koori esimene heliplaat Elu põhjataeva all. Tehnikaülikooli akadeemiline naiskoor sai 50-aastaseks selle aasta mais, mis möödus suurepärase söögilõhnalise ja värvikireva kontserdiga siin samas aulas ja saadi maha ka heliplaadiga nagu puhas mõte. Tunnustus. Tehnikaülikool tervikuna pälvis Eesti Kooriühingu poolt tunnustuse kui 2006. aasta toetaja. See oli tunnustus ülikooli tegevuse eest tema taidlejate heaks, koorikultuuri edendamisel ja kaasaaitamisel. Meie vilistlaskoor sai 2006. aastal Eesti Naistelaulu Seltsi aasta naiskoori tiitli ja naiskoori peadirigent Raul Talmar Eesti Kooriühingu parima dirigendi preemia. Meie akadeemilise meeskoori ja kammerkoori peadirigent Peeter Perens pälvis Eesti Kultuurikapitali rahvakultuuri aasta preemia. Ja ka heategevusest. Meie akadeemiline meeskoor annetas eelmisel kevadel saadud Eesti muusika karika võidu 50 000 krooni eest muusikariistu koolidele ja lasteaedadele. Samuti esineti heategevuskontserdil Aita kõnelda. Meie inseneride meeskoor osales heategevusprojektis Jaani kiriku Oreli fondi heaks. Kultuur ja sport. Kehakultuur ja sport. On rõõm tõdeda, et üks vähestest medalitest 24. ülemaailmsetelt üliõpilasmängudelt Bangkokis tõi ära meie magistrant Märt Iisrael. Kahjuks küll oli see medal pronksine, kuid eile Helsingforis heitis sama noormees isikliku rekordi 66-56, millega koputas väga tõsiselt maailma tasemel tegijate uksele ja tagas pääsuga Pekingi olümpiamängudele, kuivõrd see tulemus ületab olümpiamängude A-normi. Õnne ja jõudu talle edaspidiseks. Kuule tasub ka ära märkida, et vastne maailmameister Gert Kanter on tehnikaülikooli vilistlane, täpsemalt meie Tallinna kolledži lõpetanud. Veel sportlaste saavutustest Eesti meistrid kergejõustikus Henri Sool, Jaanus Suvi ja Risto Mätas saavad edukalt õppetöös hakkama. Saalihokki meeskond on meid aastaid rõõmustanud, eelmisel hooajal võitsid nad Eesti meistri karika ja mis on minu arust ka väga tähtis, tehnikaülikooli töötajad on aastaid olnud Eesti kõrgkoolide võistlustel parimad. Mitu aastat järjest on võidetud nii meisterlikkuse kui ka massilisuse karikad. Nüüd materiaalsema poole pealt. Mõned tunnid tagasi vast avati renoveeritud IT-maja
siit ka sellest sündmusest mõningad pildid, traditsioonilist lindilõikamist ei olnud, pandi kokku üks kiri, mida võite siit ise vast lugeda, ja vast renoveeritud laboriruume ja auditooriumeid. Ülikool investeeris sinna 57 miljonit, see on tõsine raha, loodame, et riik hakkab ka varsti panustama tehnikakõrghariduse materiaalse baasi väljaarendamisse. Oma inimesed teavad, võõrastele teadmiseks nii palju, et teise ühika asemel on suur auk, järgmise aasta septembriks peaks olema seal uus ühiselamu ja ülejärgmisel aastal ka teine või õigemini kolmas, nii et 2 uut ühiselamut on lähiaastatel plaanis katuse alla viia. On teostatud meie kampuse detailplaneering ja see on ka kinnitatud Tallinna volikogus. On koostatud nii raamatukogu kui majandus- ja humanitaarteaduskonna õppehoone ja projektid, nii et nii nagu rahastamine selgub, oleme valmis koppa maasse lööma. Ja häid tegusid on sündinud teisigi. Tahaksin vast vabandada nende heade kolleegide eest, kelle nime siin täna ei kõlanud. Ma kordan veel, meil on 1800 töötajat, tublit töötajat. Meil on rekordiline arv üliõpilasi, ligi 12 000, läbi hallide aegade pole meil nii palju üliõpilasi olnud. Nii et Tehnikaülikool areneb, kasvab ja laieneb, Vivat Akadeemia. Tänan tähelepanu eest. Ja alustamegi doktorite promoveerimist. Ma paluks kõigepealt lavale rektori ja dekaanid.
ja doktoridiplomi järele palun tulla lavale, pärast diplomi kättesaamist anda oma allkiri ülikooli auraamatusse ning diplomi annavad doktoritele kätte rektor ja vastava teaduskonna dekaan. Alustame infotehnoloogia teaduskonnast. Paluks rektor ja IT-teaduskonna dekaan Enno Rüstel. Tehnikateaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Viktor Vojtovitš. Teaduslik juhendaja professor Toomas Rang. Palun allkiri ka auraamatusse. Filosoofiadoktori informaatikaalal kraad on omistatud ja diplomi saab Tanel Alumäe. Teaduslikud juhendajad professor Leo Võhandu ja vanemteadur Einar Meister. Tehnikateaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Erki Eessaar. Teaduslik juhendaja professor Rein Kuusik. Filosoofia doktori elektroonikaalal kraad on omistatud ja diplomi saab Rauno Gordon. Teaduslik juhendaja professor Mart Minn. Filosoofia doktori arvuti- ja süsteemitehnika alal kraad on omistatud ja diplomi saab Madis Listak. Teaduslikud juhendajad professor Maarja Kruusmaa ja dotsent Margus Kruus. Ehitusteaduskond. Filosoofia doktori ehitus- ja keskkonnatehnika alal kraad on omistatud ja diplomi saab Ott Koppel. Teaduslik juhendaja professor Jüri Laving.
Tehnikateaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Targo Kalamees. Teaduslikud juhendajad professor Karl Lõiger ja dotsent Lennart Sasi. Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond. Filosoofia doktori keemia ja materjalitehnoloogia alal kraad on omistatud ja diplomi saab Ildar Nissametdinov. Teaduslik juhendaja professor Toomas Paalme. Filosoofia doktori keemia ja materjalitehnoloogia alal kraad on omistatud ja diplomi saab Marit Kauk. Teaduslik juhendaja vanemteadur Mare Altosaar. Filosoofia doktori keemia ja materjalitehnoloogia alal kraad on omistatud ja diplomi saab Julia Kois. Teaduslik juhendaja professor Enn Mellikov. Tehnikateaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Pille Meier. Teaduslik juhendaja professor Tiit Kaps. Filosoofia doktori keemia ja materjalitehnoloogia alal kraad on omistatud ja diplomi saab Ilona Oja-Atsik. Teaduslik juhendaja uurija professor Malle Krunks. Matemaatika loodusteaduskond. Loodusteaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Andri Jagomägi. Teaduslik juhendaja vanemteadur Jüri Krustok. Loodusteaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Alar Leibak. Teaduslik juhendaja professor Peeter Puusemp.
Loodusteaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Tõnu Martmaa. Teaduslikud juhendajad professor Rein Vaikmäe ja akadeemik Dmitri Kaljo. Filosoofia doktori keemiaalal kraad on omistatud ja diplomi saab Tiia Anman. Teaduslikud juhendajad professor Raivo Vilu ja professor Valdur Saks. Filosoofia doktori geenitehnoloogia alal kraad on omistatud ja diplomi saab Katrin Trummal. Teaduslikud juhendajad dotsent Aivar Lookene ja Jüri Siigur. Loodusteaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Gennadi Lessin. Teaduslikud juhendajad vanemteadur Urmas Raudsepp ja Vladimir Rjabtšenko. Mehaanika teaduskond. Filosoofia doktori materjalitehnika alal kraad on omistatud ja diplomi saab Maksim Antonov. Teaduslik juhendaja vanemteadur Irina Hussainova. Tehnikateaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Tatjana Barashkova. Teaduslik juhendaja professor Rein Laaneots. Filosoofia doktori materjalitehnika alal kraad on omistatud ja diplomi saab Jaan Kers. Teaduslik juhendaja professor Priit Kulu. Filosoofia doktori tootearenduse ja tootmise alal kraad on omistatud ja diplomi saab Hans Rämmal. Teaduslik juhendaja professor Jüri Lavrentjev.
Tehnikateaduste doktorikraad on omistatud ja diplomi saab Raivo Sell. Teaduslik juhendaja professor Mart Tamre. Majandusteaduskond. Filosoofia doktori ärikorralduse alal kraad on omistatud ja diplomi saab Enno Lend. Teaduslik juhendaja dotsent Aare Maldus Uustalu. Filosoofia doktori ärikorralduse alal kraad on omistatud ja diplomi saab Ivar Soone. Teaduslik juhendaja dotsent Ülo Tartu. Energeetika teaduskond. Filosoofia doktori energia- ja geotehnika alal kraad on omistatud ja diplomi saab Jevgeni Šklovski. Teaduslikud juhendajad professor Jaan Järvik ja dotsent Kuno Jaanson. Humanitaarteaduskond. Filosoofia doktori haldusjuhtimise alal kraad on omistatud ja diplomi saab Ülle Madise. Teaduslik juhendaja professor Wolfgang Tressler. Ülle Madist ei ole kohal. Filosoofia doktori haldusjuhtimise alal kraad on omistatud ja diplomi saab Tarvo Kungla. Teaduslik juhendaja professor Wolfgang Tressler. Ja ma loeksin ette ka mujal kaitstud doktoritööde tegijad, väljaspool TTÜ-d õppinud ja mujal kaitsnud doktorant, kellel on TTÜ-poolne juhendaja. Doktorikraadi kaitses Helsingi ülikoolis Mikko Airavaara, kelle juhendajaks oli erakorraline professor Mart Saarma TTÜ Geenitehnoloogia Instituudist. Doktorikraadi kaitses Helsingi ülikoolis Jianmin Yang, kelle juhendajaks oli samuti professor Mart Saarma TTÜ Geenitehnoloogia Instituudist. TTÜ töötaja, kes on kraadi kaitsnud väljaspool TTÜ-d meil töötamise ajal. Tehnikateaduste doktorikraadi kaitses Helsingi Tehnikaülikoolis Henrik Naar TTÜ Mehaanika Instituudist, juhendaja Petri Varsta. Ja TTÜ töötaja, kes kaitses kraadi väljaspool TTÜ-d, kuid kel on TTÜ-poolne juhendaja. Filosoofia doktorikraadi õigusalal kaitses Akadeemias Nord Enno Oidermaa avaliku sektori majandusinstituudist, kelle juhendajaks oli professor Ants Kukrus Tehnikaülikoolist. Aitäh, lugupeetud rektori, ja aitäh, lugupeetud dekaanid. Te võite minna saali tagasi.
valge tuleb ka ekraanil siiski esile, ja sealt edasi algas soojenemine, mille üle me praegu siis kaebame. Ja praeguses kontekstis, mis meile räägitakse, mille peale me isegi ei mõtle, võib seda nimetada isegi muinasjutuks, ja kliima ei soojene katastroofiliselt. Selles ei ole mitte midagi unikaalset, mis praegu toimub, vähemasti geoloogi pilgu läbi, sest globaalne soojenemine kuulub ühe globaalse arengurütmi ja enamus aega maa ajaloost on kliima olnud palju soojem kui praegu. Paljud uurijad on jõudnud seisukohani, siin ma kasutaks seda ingliskeelset väljendust, we are going from greenhouse to icehouse, mitte vastupidi. Ehkki jah, praegu on väike soojenemine olemas, kui me jälgime seda graafikut siin, 540 miljonit, 65 miljonit, me oleme siin päris üleval, siis on olnud perioode soojasid, on olnud perioode külmi. Soojad perioodid on ülekaalus. Viimane pikem soojaperiood lõppes seal kuskil 65-60 miljonit aastat tagasi. Ja kas siis oli väga paha? See loodus siis nägi välja niimoodi. See on mesosoikumi aegkond, mis kestis 300 miljonit kuni 65 miljonit aastat tagasi. Ma toon näiteks näite mesosoikumi lõpus, seal 60-50 miljonit aastat tagasi. Meie jaoks on see suur aeg, aga siiski maa jaoks on see tühine aeg. Oli näiteks maa atmosfääris 3500 ppm CO2. Praegu on rohkem kui 10 korda vähem. Rohkem kui 10 korda vähem. Ma ei saa kahjuks sügavuti minna ka sellesse teemasse, aga ma siiski tooks ühe eksperimendi tulemused ära, kes on üritanud arvutada, mida see näiteks 10 või 100 ppm võrra CO2 kasv atmosfääris viimase 200 aasta jooksul on tähendanud. See on tähendanud suuremaid viljasaake ja muid saake. Protsendid on teil olemas. Tegeleme mõnes mõttes poliitilise atribuudiga, mis reguleerib meie majandust, poliitilist mõtlemist ja omavahelist võitlust või võistlust, oleneb kontekstist. On lihtne näidata, et CO2 tõusu vastu võitlemine võtab rohkem ressurssi kui kliima soojenemise aktsepteerimine meie poolt. Aga samas on see parim relv oma maade kindlustamiseks, kui me vaatame Indiat, vaatame Hiinat, kes kõik tahavad ühel hetkel elada Euroopa standardite järgi ja seal on rahvast kordades rohkem kui Euroopas. Kust see ressurss võetakse? Selleks on vaja poliitilist atribuuti. Jõuame ressursini. See on geoteadlaste üks leivanumber ja praegu on hea aeg, sest ressursi vajadus on hästi suur. Mitte ainult nafta, gaas, metallid, uued metallid tulevad elektroonikatööstusesse, mida me 5 aastat tagasi veel ei osanudki nagu kasutatavate metallide nimekirja lisada. Puhas vesi, viimase 10 aasta teema. Puhas õhk, tuleva 10 aasta teema. Üldine tõus, nõudluse hüppeline kasv viimase 5 aasta jooksul. Mõned näited. Punane joon näitab trende ülespoole. Praktiliselt iga metalli, mis me võtame, me saame sama trendi. Sellel on aasta 2003-2007. Võtame näiteks uraani aasta 2005, seda mäletame kõik veel, ja 2007, kui aastal 2005 uraani oksiidi unts maksis $20, siis praegu on ta $130 kandis. Võtame nafta, mis puudutab meid kõiki. Nafta on teinud igasuguseid fluktuatsioone, nafta hind ma mõtlen, aga viimasel 5 aastal on ta ainult tõusujoones läinud. Väikesed hüpped allapoole, see on tüüpiline komplekssüsteem. Praegune hind, kas me oleks mõelnud, et $78-80 osas barreli eest on kunagi võimalik? 5 aastat tagasi me oleks naernud selle peale. Pisut on maailma vajadust vasekoobalt ja nikli vastu leevendanud uus Voisey Bay kaevanduse avamine, kus mul õnnestus ka
töötada aastatel 2000–2001. Kõik see kaevandamine läheb põhja poole, maavarade avastamine läheb põhja poole ja Arktika ongi see, kus see on uute ressursside kodu. Selle kodu tabasid suurriigid ära juba 15 aastat tagasi, üsna üksmeelselt ja kõik on välja kirjutanud oma ambitsioonid. See on uute gaasi- ja naftamaardlate kodu. Võimalik, et 1/4 maakera nafta- ja gaasimaardlatest asub seal. Ja see kodu on täiesti kaitsmata Antarktikaga võrreldes, kus on olemas lepingud, et me keskkonda ei riku. Arktikas pole midagi. Positiivne külg on võib-olla see, mis Tehnikaülikooli kontekstis kõlab hästi, et selleks, et seda maaret kätte saada, tuleb arendada täiesti uut tehnoloogiat, sest keskkonnatingimused on seal keerulised. Ja loomulikult kõik suurriigid kaitsevad oma õigusi, sest see on rahvusvahelise seadusega kirjutatud, selline võimalus laiendada oma majandamisterritooriumit ja miks mitte. Mõni suurriik paneb ka oma lipu põhjapoolusele, nagu vanasti mängiti, kes esimesena lipu kuhugi maha pani, selle maa see oli 200 aastat tagasi Ameerika Ühendriigid. Ja siin on see kaart siis, Venemaa on muidugi hästi rikas, sest tal on hästi kaugeleulatuv mandrilava ja tal on suur õigus kogu see mandrilava ja sealt edasi veel endale kuulutada. Venemaa kuulutas ka selle väikese punkti ümber nii-öelda põhjapooluse, mille osas praegune rahvusvaheline õigus ei anna kellelegi eelist. See on ookeani koor ja see ei kuulu nii-öelda jagamisele hetkel veel. Meie kohalik geoülesanne või maateaduslik ülesanne on siinsamas Soome lahes. Kui palju me teame Soome lahe geoloogiast, kui palju me teame mere all olevatest maavaradest, ega me keegi ei saa vastu rinda lüüa öelda, et me teame väga palju. Ilmselt me ei tea väga palju selle kohta. Kas me peaksime loa andma või me ei peaks luba andma? See on positiivset ja on negatiivset. Kas me tahame Venemaa ametlikku kohalolekut Soome lahes pealveelaevade, allveelaevade ja lennukitega, kaitsmaks seda trassi? Kas me tahame, et Venemaa uurib ja saab selle informatsiooni valdajaks, mis on meie nii-öelda territoriaalvetes ka ja seal läheduses? Loomulikult ametlikult kuulub see andmestik kõik meile, aga tegelikult elu on ju näidanud, et 10% antakse seda sellele riigile välja, kuhu see luba on saadud. Positiivne on see, et kui me ise ei suuda seda andmestikku tekitada ja seda uurida, äkki siis keegi teine toob selle meie kandikule ette. See on koht jälle riigile, kus me peaksime tõsiselt nüüd mõtlema selle ressursi üle, mis on selle vee all Eestist põhja ja lääne suunas. Mida siis teha? Georessursside parem majandamine. See MAEX-i konverents, mis praegu Tallinnas toimub, see räägib kogu aeg paremast majandamisest, mida see parem majandamine tähendab. Eesti maavara pelgalt ei ole põlevkivi, nagu väga tihti arvatakse. Eesti maavara on palju komplekssem ja need maardlad, mis on ka avastamata ja need elemendid, mis ei ole võib-olla praegu isegi maavarade nii-öelda esimesse nimekirja kirjutatud, on olemas. See on olemas mere all. See on olemas ka lubjakivi all. Toome näiteks Jõhvi, kus on metallid. Või toome näiteks ka lubjakivi sees olevad kihid. Ma veel eile kohtusin ühe Austraalia kaevanduskompanii presidendiga, kes oli just andnud sisse taotluse uurimiseks Eesti maapõue nende metallide osas, mida me ise pole siiani teinud või oleme kunagi teinud, aga mitte viimasel 15–20 aastal. See on parem majandamine, kui me kõigepealt võtame ilmselt need asjad ka arvesse ja paneme nii-öelda andmebaasidesse. Aga see viib ka selle probleemini, mis on Eestis ikkagi täielikult puudu, on puudu see, et meil ei ole vastavat struktuuri, kes hoiaks kätt pulsil kogu maailma ressurssidel. Ma räägin ressursside keskusest või midagi analoogset, see on info, mida vajab ka valitsus, mida vajab ka iga planeerija, kes planeerib ettepoole kui 5 aastat Eesti ühiskonna arengut, kes annab nõu poliitikutele poliitika kujundamiseks. See oleks see keskus, see oleks see struktuur, kus näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
siis ka Haridus- ja Teadusministeerium ja Keskkonnaministeerium loomulikult saaks käed ja seljad kokku panna ülikoolidega, ülikooli geoteadlastega ja viimane aeg on see struktuur Eestisse luua. Muidu me ostame sisse jätkuvalt välisabi väga kallilt selliste projektide lahendamiseks. Nii et see on sümbioos tegelikult akadeemilise teaduse, riigi ja erafirmade vahel, mis töötab arenenud riikides väga hästi juba viimased 20 aastat. Aastapäeva formaati mahtus selline põgus ülevaade, aga ma ütleks, et geoloogiateaduse poole pealt on maakeral algamas uus arengujärk, see arengujärk, kus neid teadusi on jälle vaja. Aitäh! Meile on suureks auks, et oma kohalviibimisega austab meie sünnipäeva Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Härra minister, teile on sõna. Austatud Tallinna Tehnikaülikooli rektor, austatud professorid, üliõpilased, külalised. Tehnikaülikool on õigel teel. Ja tal on lihtne olla õigel teel, sest tal on selge siht. Tehnikaülikool on kogu oma eksisteerimisaja jooksul hoolitsenud selle eest, et Eesti majandus areneks, et meie tehnikateadlastele, tehnoloogiatega tegelejatele, inseneridele
tuleks järelkasvu. Ja see on sümpaatne. Alati on sümpaatne see, kes ei salga maha oma vanemaid. Palju sümpaatsem kui keegi, kes näiteks peaks küll oma suurenumbrilisi juubeleid, aga samas käiks ringi ja räägiks, et me oleme päris uus ülikool ja et see, mis me enne tegime, ei ole enam moes. Ma arvan, et alad võivad olla moes või mitte olla moes, aga on hea, kui ühel ülikoolil on selge arengukava, kui tal on sõnum ühiskonnale, siis leiab ta sellelt ühiskonnalt ka toetust. Ühiskonnas on selged rollid. Noorte asi on muidugi õppida ja vahel ka mensuuri pidada, vahel vehklemiskunste harrastada. Ülikooli roll on anda noortele võimalus oma andeid avada. Riigi roll on toetada ühte ülikooli. Tallinna Tehnikaülikool on oma rolli kandnud ja valmis seda ka tulevikus auga tegema. Doktoritöö kaitsmisi on järjest rohkem. Tallinna Tehnikaülikool on ülikool. Ma ei ütle teadusülikool, sest öelge, kas üks ülikool võib üldse olla mitte teadusülikool. On ülikool ja riigil jääb nüüd täita oma, see tähendab toetada, arendada, toetada rahaliselt, millele viitas siin ka härra rektor, ja tõepoolest, aga kui geoloogid aitavad võidelda maavarade ressursside eest ja mõnikord õhutavad, või ütleme siis, nemad ei õhuta, aga geoloogide informatsioonile tuginedes algatatakse sõdu, mõnikord võib-olla õnnestub ka sõlmida rahulepinguid, siis ajaloolaste käes on jälle mitte niivõrd tulevikku suunatud ressurss kui minevikku suunatud. See annab ka selgitada, nojah, ta on poliitiline ressurss rohkem, aga ta on mõnikord väga tugev ressurss, nagu näiteks Eesti Vabariigi õigusjärgsuse taastamine meile räägib. Ja mina kui ajaloolane pöördun selle ressursi poole ja tõlgendan rektori öeldud sõnu. Ehk tuleb nüüd ka aeg, mil Vabariigi Valitsus hakkab ülikoolide arendamisse, sealjuures investeerimisse kaasa lööma või panustama. See aeg on juba olnud. Rektor Keevalik teab. Aga see aeg tuleb veel kord. Ta tuleb tagasi. Nii nagu tulevad kõik muud ajad, soojemad ja külmemad. Oli väga uhke eelmisel nädalal Euroopa Komisjoni teadusvoliniku härra Potočnikuga käia teie päikeselaboris. See jättis talle väga veenva mulje. Ja veenva mulje just mitte ainult seetõttu, et üks labor areneb, veenva mulje selle tõttu, et kui ühes ülikoolis midagi areneb, siis küllap areneb ka muu. Ja teie ülikooli kõrgemalt korruselt alla vaadates võisime me kõik jällegi veenduda, et see on Eesti kõige kiiremini arenev metskond. Ja sellel on perspektiivi. Ma õnnitlen teid sünnipäeva puhul,
soovin härra rektorile, professoritele, külalistele, eelkõige üliõpilastele palju edu oma ülikoolile nime tegemisel ja vivat Crescat Floreat, Tallinna Tehnikaülikool. Aitäh, härra minister. Nüüd alustame teenete medali Mente et Manu kätteandmisega ja ma paluksin rektorit lavale. Medalisaajad tulevad samuti medali järele lavale ja kirjutavad oma allkirja ülikooli auraamatusse. Autasustamine TTÜ teenete medaliga Mente et Manu number 37. Autasustan Tallinna Tehnikaülikooli audoktorit, Helsingi Tehnikaülikooli anorgaanilise ja analüütilise keemia professorit Lauri Niinistööt TTÜ teenete medaliga Mente et Manu, tunnustamaks tema väljapaistvaid teened keemiateadlasena ja õppejõuna ning doktorantide juhendajana, samuti pikaajalised Tallinna Tehnikaülikooli ja Helsingi Tehnikaülikooli teaduskoostöö arendamisel. Teenete medal number 38. Autasustan TTÜ teenete medaliga Mente et Manu ülikooli sekretäri Viivi-Maret Russi pikaajalise kohusetundliku töö eest ülikooli nõukogu ja valitsuse töö korraldamisel. Teenete medal number 39. TTÜ sertifitseerimisasutuse direktor, erakorraline dotsent Toomas Laur, tunnustamaks tema väljapaistvaid teeneid ehitustehnoloogia kateedri juhtimisel ja arendamisel, ehitustootuse instituudi ja sertifitseerimisasutuse loomisel ning arendamisel ning seoses tema 75. sünnipäevaga. Teenete medal number 40. Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna dekaan professor Andres Öpik, tunnustamaks tema väljapaistvaid teeneid keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna juhtimisel ja arendamisel ning seoses tema 60. sünnipäevaga. Teenete medal number 41. Härra Gunnar Rokk, tunnustamaks tema tegevust Tallinna Tehnikaülikooli arengule kaasaaitamisel Vilitsaskogu juhatuse ja Arengufondi nõukogu esimehena.
teenete medal number 42 humanitaarteaduskonna dekaan professor Sulev Määltsemees TTÜ nõukogu juhtimise eest ja tunnustamaks tema väljapaistvaid teeneid humanitaarteaduskonna juhtimisel ja arendamisel ning seoses tema 60. sünnipäevaga. Teenete medal number 43. Autasustan TTÜ teenete medaliga Mente et Manu Keemiatehnika Instituudi vaneminseneri Eduard Tearot pikaajalise, eeskujuliku ja kohusetundliku töö eest ning seoses tema 50. tööjuubeliga. Ja kätte on anda 2 tänukirja. Autasustan Tallinna Tehnikaülikooli tänukirjaga kauaaegse viljaka teadus- ja pedagoogilise tegevuse eest ning seoses emeriteerumisega kauaaegsed Tehnikaülikooli rektorid, Automaatika Instituudi protsessijuhtimise professorit Olav Aarnat. Ja teine tänukiri ehitiste projekteerimise instituudi ehitusfüüsika ja arhitektuuri professorile Ilmar Pihlakule.
ja aeg on teha teatavaks aasta vilistlane 2007, selleks ma palun lavale TTÜ Vilistluskogu juhatuse esimehe, värske Mentet Manu medali omaja härra Gunnar Oki. Austatud rektor, minister, professorid, üliõpilased, daamid ja härrad. Mul on siiras hea meel lugeda teile ette järgnev auaadress. Lugupeetud Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane härra Valdo Kalm. Tallinna Tehnikaülikooli missioon on Eesti jätkusuutliku arengu toetamine teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu tehnika, täppis-, loodus- ja sotsiaalteaduste vallas. Iga ülikool saab olla nii edukas, kui edukad on tema vilistlased. TTÜ Vilistlaskogu juhatus valib kord aastas aasta vilistlase, kelle tegevus on oluliselt edendanud Eesti ühiskonda hariduse, teaduse, tehnika, majanduse või kultuuri vallas või kellel on väljapaistvaid teeneid Tallinna Tehnikaülikooli ees. Teie isikus, härra Valdo Kalm, on ühendatud edukas majandusjuht, innovatsiooni toetaja ja aktiivne ühiskonnategelane, kellel on olnud oluline roll Eesti majanduse edendamisel ja Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise eduloo kujundamisel ning märkimisväärne osa Tehnikaülikooli arengus, eriti kaasaegse infotehnoloogilise õppebaasi kujundamisel. Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskogu juhatuse otsusega 3. septembrist 2007. aastast anti teile Tallinna Tehnikaülikooli aasta vilistlase aunimetus. Täname teid tehtu eest ja õnnitleme ning soovime teile edu ja jõudu edaspidiseks koostööks ülikooliga. Rektor, Vilistlaskogu juhatuse esimees. Härra Valdo Kalm. Austatud kohalviibijad, kõigepealt ma tahaks õnnitleda Alma Materit sellise soliidse juubeli puhul ja loomulikult tänada tunnustuse eest. Mul on päris ausalt väga hea meel selle üle, et inseneriharidus on tõusnud ühiskonnas fookusesse. Ühiskond väärtustab seda enam ja trend on väga positiivne. Mul on väga hea meel, et see aasta õpib rekordarv üliõpilasi Tallinna Tehnikaülikoolis, nii nagu seda rektor Sürje ka nimetas. Need on väga positiivsed trendid, sest ma arvan, te olete nõus, et ega ainult kvaliteetne stuudium või distsipliinid ei kujunda ülikooli. Ka maine ja insenerõppe maine on väga tähtis. Nii et see on ju väga hea ja positiivne, et see trend sellisena praegu näib. Kui isiklikult veel öelda, siis võib-olla sellistel keerulistel aegadel on mul endal ka väga palju jõudu ja enesekindlust andnud see fakt, kui ma mõtlen sellele, et ma olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Ma saan aru, ma saan hakkama, ma olen insener. Suur tänu tunnustuse eest ja palju õnne veel kord.
Aitäh inseneride meeskorile ja tema dirigendile Ants Üleojale, kes on Tehnikaülikooli 89. sünnipäeva aktust lauludega kaunistanud ja kui kõlas Gaudeamus, siis tõepoolest sünnipäeval ei ole põhjust muretsemiseks, sünnipäev on selleks, et rõõmutseda, nii nagu ütleb seda ka Gaudeamuse pealkiri. Sellega hakkab meie aktus jõudma ühele poole ning pärast seda, kui lipud on välja viidud ja presiidium lahkunud, palun doktorante koos oma juhendajatega, meie aukülalisi ja aastavilistlast, rektoraadi liikmeid ja dekaane ning autasustatuid väikesele koosviibimisele energeetikamaja aatriumis. Kohtumiseni Tehnikaülikooli 90. sünniaastapäeval aasta pärast.